Eestis on hästi palju puitfassaade ja kaldun arvama, et väga paljude puitfassaadiga kodude, majade omanikud veetsid suure osa oma puhkusest sellega, et kraapisid sealt vana lahti tulevat värvi maha ning värvisid fassaadi uuesti. Uurisime natukene asja, kuidas seda üpris tülikat ja suurt töömahtu vähendada või sellest hoopis lahti saada. Ja meie uuringu tulemused tõid meid Pestor Gruppi. Mis kaval nipp see nüüd oleks, et mul on ikkagi vähemalt tänavat vaadates korralik ilus puitfassaad ja ma ei pea iga 3-4 aasta või ka 5 aasta tagant seda uuesti üle värvima. No minu soovitus oleks kiutsement, voodrilaud, sedral. Ja tegelikult siin sinu selja taga see praegu ei ole päris laud. See on kiutsement just. Koosneb siis veest, liivast ja tselluloosist. Tsementi ka? Tsementi ka sutsukene bioga. Ja see on siis kokku pressitud selliseks laua profiiliga või laua tekstuuriga materjaliks. Just. Ei idane, ei mädane. Laisa inimese materjal. Laisa inimese materjal selles mõttes, et teda nagu ise enam värvida ei tule siis? Ei, absoluutselt mitte. Täielikult hooldusvaba ja eluiga kuni 70 aastat. No 70 aastat see loetakse siis vähemalt 2 inimpõlve, kui mitte natukene rohkem. Kuidas selle seina kinnitamisega käib? Teda on 2 eri sorti, üks on siis klikkversioon, mis käib lambritega ja teine on ülekattega versioon, mis kinnitatakse siis ise puurivate roostevabas kruvidega. Imelihtne paigaldusviis tegelikult, igaüks saab sellega ise hakkama. Ja aluspind täpselt samasugune, siis tuleb ette valmistada nagu tavalisele saelauale või metsalauale? Ei erine absoluutselt puiduga panemisest siis. Et ei ole vahet, kas milline see aluspind on, kas puidule aluspind või siis sedralile aluspind. Aluspind on täpselt sama. Ja edasi värvivalikust, kui suured need värvivalikud on? No meil on väga palju pastelseid toone. 29 erinevat värvi, mille vahel saab valida siis. Kiud, tsement, plaadist veel natuke edasi. Teil on siin üleval ka bränd Eternit. Tegelikult kiudtsement plaat, see on see kunagine Eternit. Just nimelt. Ainus vahe on see, et ei sisalda enam asbesti. Et asbest on asendatud PVA kiududega. See tähendab seda, et seda niisugust kahjulikust mürgisust tal ei ole. No ilmselt saagimise puhul, kui lauda saagida, tolmumask tuleb ikka ette panna, aga kui ei ole, et midagi hullu ka ei juhtu? Absoluutselt. Tegelikult ei ole kohustus seda tolmumaski ette panna, see on lihtsalt enda mugavuseks. Et tegu on tegelikult absoluutselt loodussõbraliku materjaliga. Üks asi on see, et teavad inimesed, kes oma kodule fassaadi valivad, teine asi arhitektid, kuidas nendega on, nad on juba omaks võtnud? Väga paljud arhitektid on meil käinud siin koha peal uudistamas, me oleme sellest materjalist rääkinud ja see võetakse väga hästi omaks juba. Tegu on täielikult hooldusvaba lauaga ja seal küljes ei hakka kasvama ei ükski vetikas ega hallituskindel materjal on. Aga räägi mõne sõnaga ka sellest Eternidist, et inimestel mulle tundub on ikkagi väike kahtlus, kõhklus sees, et see on, hakkame nüüd selle vana nõukaaegse materjaliga jamama, et ütle mõni hea sõna selle kohta ka. No jah, teda peetakse siukseks nõukaaja materjaliks, aga tegelikkuses on nüüd meil palju eri värve, eri lahendusi, eri suuruses plaate ja valikuid jagub, ütleme nii. Kuidas komplekssusega on, et nõukaaegse variandiga oli harja tegemine oli probleem, viiluotste vormistamine oli probleem, selle koha pealt ka mingit muutust on? Absoluutselt, meil saab valida nii Eternidist servadetaile, harjadetaile, kõik müüme täiskomplektsed katused, et saab meilt nõu ja kogu materjali.
Et saada nende laudade paigaldusest täit pilti, siis tulime objektile ka vaatama ja tundub, et töö sujub mõnusasti. Väga tore vaadata, kui need lauad on paigas. Muuseas värvi garantii nendele voodilaudadele on 10 aastat ja see kehtib ka selle kohta, et nad ei pleeku. Ja kui rääkida veel eterniitplaatidest, siis nendel on värvigarantii 5 aastat, kusjuures, kes mäletavad veel vanad nõukaaegset eterniidi paigaldust, kui tuli auke puurida ja nurki saagida, siis uuel tootel või uuel materjalil seda enam ei ole.